Oli muistelmaan ja onnellikkuun ajal, siis Kalju kallas kange Kalevi se koonu. Siis Kalju kange hesti helas paavan jalul, ja helas kooni tuli raudrisis kroonu. Siis Kalevi se kangil poikin mõigat käes, raudike tõrjumiseks lõhkeleleid viib. Nad taplu käste tõrsid, kaitses rahvaväed, ja Üle Kalju valla kõlas, sõdurid päid, me Eestim mehed oleme, kõik käinud läbi tuleme, ikka julgesti kogu hänud, et me Eesti mehed oleme. Me tugeb kujume veel, ei ole siiski kadunud veel, vaba Eestimaa ära kaitmata, siis saab ta ikka elama. Nii orjahikesse jäi paindumata rahvas ja muistes vabadusest ainult kun veel nägi, et ikka täitsa tihti julges mõõta kahvas, kuid surmamata suurend oli vainu vägi. Kuid nüüd ma unesse virgun tapeluses ja priius päike Eestil jälle kirgab nüüd. Ja nüüd, kus arveliga mehed, meid jälle uuesti üles kutsub, vana vaimas siis me Eesti mehed oleme, kõik käinud läbi tuleme, ikka julgesti kogu häälude me Eesti mehed oleme. Meil on suur rõõm tervitada teid täna siin Kohila raamatukogus, kus avame Jaak Kadaliku maalinäituse Riigimehed. See näitus on pühendatud Eesti Vabariigi sünni, kaitsmise ja järjepidevuse hoidmise juures olulistele riigimeestele, inimestele, kelle panus meie riigi kujunemisse on olnud hindamatu. Kohila raamatukogus on Jaak Kadaliku fotogrammide näitus mustvalge olnud 2017. aastal ja 2019 oli fotonäitus Jääaeg. Ja tõesti see näitus toob külastajatele lähemale Eesti ajaloo suurmehed kaugemast kui mõnega lähemast minevikust. Ja kui me 24. veebruaril tähistame Eesti Vabariigi 107. sünnipäeva, siis just selle sünni juures on paljud need Eesti riigimehed ja väejuhid ju olnud. Kui kuna meenutada nõukogude aega, siis mulle tuli meelde selline sõna nagu defitsiit. Ja kui mõelda tänasesse päeva, siis me tunneme puudu sellistest suurmeestest, riigimeestest, keda me täna võime siin kaunitel maalidel näha. Ja need on tõepoolest Eesti riigi tugisambad ja kujundanud meie iseseisvuse teel. Ja kui telesaade on olemas selline, et Eesti otsib superstaari, siis me peaksime võib-olla tegema sellise uue telesaate, et Eesti otsib riigimehi, sest häid riigimehi üle maailma on pigem vähem. Ma olen väga rõõmsalt üllatunud, et see portreedi galeriil on ka esindatud Kohila vallas oma nooruspõlve pidanud Jaan Teemanti portrees nurgas. Ja paar aastat tagasi, kui me tähistasime Jaan Teemanti sünnist 150. aastapäeva, sai ka Kohila vallamajas olev nõupidamiste ruum
nimetatud Jaan Teemanti saaliks. Just seetõttu, et rääkida neid lugusid, mida Eesti suured riigimehed on meie ajaloost teinud. Ja täna on tõepoolest hea meel näha, et need ilusad portreed kaunistavad Koila raamatukogu seinu, aga võib-olla ühel päeval meil on võimalus saada ka selline suurepärane portree Jaan Teemantist ka Koila vallamajja. Aga tahame siiralt tänada Jaak sind selle suurepärase näituse eest ja soovida sulle jätkuvalt ilusat ja kaunist loomingut meie tõmmustamiseks. Et täna on väga palju siin juba sinust räägitud, sinu loomingust ja asjast, aga vaata, mina ei ole ju tegelikult üldse kõnemees. Tulge siia rahva hulga minu kodurannale. Siin on lahked Eesti neiud, kätt nad andvad sinule. Ainult Eestis tahan olla, ainult Eestis elada. Eesti piigol otsjad olla, Eesti tütart armastab. Eesti piigol otsjad olla. Ilmas